Tere päevast, head kuulajad, head vaatajad. Tere tulemast Rapuuli seminari nädalale. Minu nimi on Allar Kade ja ma olen Rapuulringi Eesti piirkonna juht. Väga hea on teid võõrustada meie online veebiseminaril ja ma loodan, et te juba olete saanud meie seminari nädala raames palju väärt ja kasulikku informatsiooni. Täna on siis ühtlasi meie nädala viimane päev ja mina teen oma viimase esitluse, mis lõpetab siis meie seminari nädala. Põhiliselt, millest ma rääkima hakkan, ongi siis tähelepanekud Rapuuli uutest rapsisortidest praktikas ja sordiaretuse vaatest ka tulevikku. Et ma natukene toon sellist seost ka meie eelnevate seminari osalistega, ehk siis, et üle rääkida meie põhilistest ja tähtsamatest eesmärkidest ja tulemustest ja siis läbi minu esitluse ma loodan samamoodi, et te saate endale kinnistada neid teadmisi ja sellist ideid ja mõtteid ja huvi tulevaste valikute osas. Niisiis, miks kasvatada talirapsi aastal 2021? Peamistes Euroopa riikides, kus rapsi kasvatatakse, nagu Prantsusmaa, Ühendkuningriigid, Saksamaa, Rumeenia, Ungari, on saagikused langenud. Seega hinnad on tõusuteel. Ja kasumimarginaal sõltub peamiselt ikkagi saagist. Sest aastad on näidanud, et rapsi kasvatus on endiselt kõige tasuvam võrreldes teiste kultuuridega. Eriti kui me võtame arvesse külvikorras esinemist. Seega saagikiline, mis põllumeest paneb rapsi kasvatama. Tulekski talirapsi rohkem õigesti väärtustada. Kindlasti on huvitavad faktid võib-olla rapsi kohta, et kui kasvatada rapsi järel nisu, siis see annab vähemalt 10% kõrgemat saaki. Parandab mulla ja veerežiimi, akumuleerib ja transpordib toitained ning on kindlasti ka saagi poole pealt hea proteiini allikas. Et paljud võib-olla ei teagi seda, või ei tähtsusta endale seda, et suur ja võimas rapsitaim tegelikult toobki mulla alumistest kihtidest toitaineid, mida muud kultuurid lihtsalt kätte ei saa. Ja ta akumuleerib neid toitained siis enda tugevasse suurde võimsasse taimekarkassi ja kui teie siis põllumehed olete saagikoristuse lävel ja koristate saagi ära ning ülejäänud taime purustate põllule, siis see on tohutuks väetiseks tegelikult järgnevatele kultuuridele. Mis on siis meie Rapuuli eesmärgid? Nendeks on kindlasti agronoomiliste näitajate arendamine ja põhilised, mis välja saab tuua, ongi siis haiguskindlus, millega me kõik oleme täna kokku puutunud nii FOMOOSi, risttõeliste valgemädaniku, närvumistõve, naarikollaviiruse ja ka nuutri näol. Loomulikult puutume kokku hooajal nii põua kui ka külmaga ja samamoodi liigveega, et meie eesmärk on tuua teile ja luua teile taimed, mis peavad vastu abiootilise stressile. Ja loomulikult lämmastiku efektiivsus. Me räägime sellest ka järgnevates slaidides, aga see on kindlasti meie üks eesmärk, kuidas rapsitaim suudaks maksimaalselt ära kasutada teie antavad toitained. Ja loomulikult paindlikkus umbrohutõrje näol, et meie Clearfield sordid on väga tugevad ja võimekad abilised põllumehele tema külvikorras. Mis on loonud siis selle vajaduse uue geneetikaga sortide järele? Kuna põllu peal on olud erinevad, kuna saab koristama, kuna saab maad harima hakata,
kõik me vaatame seda, kuidas põllumees käitub ja me näeme, et põllumehele on hästi oluline paindlik külviaeg. Et tihtipeale ka hilised külviajad tulevad teemaks, seega otsime, vaatame ja aretame sorte, mis oleksid võimelised ka hilistemate külviaegadega hakkama saama. Loomulikult haiguskindlus, väga suur oluline tegur meie sortide puhul. Me vaatame sorte ja aretame neid selles suunas, et kõik levinumad haigused oleksid, haiguste vastu oleksid sordid resistentsed. Loomulikult stabiilne toitainete omastamine. Jällegi põllu peale väetisi andes me võiksime olla kindlad, et see väetis kõik saab taime poolt omastatud ja korraliku geneetikaga taim tuleb sellega toime. Loomulikult abiootiline stress, kui põllumees on põllu peal ja põud on või on liigvesi, siis tekib ka põllumehel stress, et kuidas see taim seal hakkama saab, aga meie oleme vaatanud sammu ette ja loonud selle geneetika selliselt, et taimed taluvad ka nii-öelda ilmastikutingimusi väga karme. Ja loomulikult kahjurite ja umbrohtude surve, mis kimbutab rapsi, et oleme ka sellega tegelenud ja tegeleme. Millised võiksid olla siis tähelepanekud põllult, mis on eelnevalt hooajalt kaasa võtta? Meie uued sordid, näiteks siin paremalt pildilt võib näha, et meie geneetika on pannud baasi väga suure juurekava arenguks ja kui siin me näeme, et juure pikkus on 19 sentimeetrit, siis mitte vähem tähtis ei ole see, et siis külgjuured on rapsil väga laiali ulatuvad. Seega toitainete omastamine on sellisel kujul väga suur ja efektiivne. Samamoodi tähendab see ka suuremat sügisest arengut ja kui taim suudab kiiremini sügisel areneda, siis ta on ka võimeline talvel vastu seisma paremini. Et siin antud põllu pealt tehtud pildid, see on külviajaga 23. august, mis on üsna hiline, aga tegelikult see näitab seda, et uue geneetikaga sordid võimaldavad hilist külviaega ja me näeme selle juurekavaga ka, et see taim on võimas. Samamoodi juurekael, kindlasti mida jämedam, seda võimsam on taim, paremad toitainete liikumised, parem taime karkass, kindlasti on lamandumiskindlus see oluline märksõna ja mida suurem juurekael, seda suuremad ka on võrsed ja rohkem võrseid ja me teame seda, et enamus saaki tuleb tegelikult külgvõrsetest. Seega väga oluline nüanss. Kuidas külviaeg üldiselt taime arengule mõjub, siin on tehtud katsed, et paremal on siis optimaalne külviaeg ja tavasort ilma siis meie uue geneetikata ja vasakul on siis oluliselt hilisem külviaeg koos meie uue geneetikaga. Sisuliselt me näeme, et teatud staadiumisse jõudnud taimedel enam ei ole väga vahet, seega see näitab seda, et uue geneetikaga sorte võib oluliselt hiljem külvata ja nad suudavad järelkasvada samamoodi ja olla võrdelised varajaste külvidega. Ja tähelepanekuid võib-olla põllult veel, et siin on siis tootmine, mille külv on tehtud siis eelmise hooaja, siis eelmise sügise 25. augustil. Me kõik teame, et see number ütleb väga hilist külviaega. Pilt on tehtud sellest siis kuu aega hiljem ja rapsitaimed on siin 6-7 lehes. Ehk siis need on uue geneetikaga sordid, väga võimsa algarenguga ja see on kohe näha, et on lubatud ka hilised külviajad, et nad suudavad väga hästi ennast talveks ette valmistada. Niisiis lämmastiku efektiivsus meie teada tuntud siis TUIV paketis
et varasematest ettekannetest, mis on Saksa kolleegide poolt teile juba tuttavad, aga ma siiski natuke mõne sõnaga räägiksin lahti, et see TÜIV on siis naarikollaviirus ja meil on sordid, uue geneetikaga sordid siis enda haiguse suhtes juba resistentsed. Ja see ei ole ainukene, mis selle uue geneetikaga kaasa tuleb, vaid selle sisse on ka pandud lämmastiku omastamise efektiivsus, ehk siis taim suudab paremini hakkama saada väiksemate lämmastikunormidega, mis tähendab ka seda, et ta toodab parema juurekava, ta on sügisel valmis paremateks talvitumistingimusteks ja samamoodi, kui on suure võimekas taim, siis ta suudab ka kahjurite survele vastu panna. Ja siin on põllult siis näha, et kaks sorti, üks on siis, näitab ühel on haiguskindlus, ainult haiguskindlus, see parempoolne pilt, ja teisel on siis nii-öelda haiguskindlus pluss veel lisaks erinevad paketi omadused, mis on siis parem toitainete omastamine, mis loob parema juurekava ja algarengutaimele, ehk siis vahe on märgatav, et ühel poolel on siis ainult haiguskindlus, aga teisel on haiguskindlus pluss veel siis nii-öelda võimsa taime algareng. Ja sellest siis lämmastiku väetamise mõjust või efektiivsusest on tuua ka välja nagu nii-öelda üks graafik, kus me näeme, et on tehtud katse 120 kilo lämmastiku, 180 kilo lämmastiku ja 240 kilo lämmastiku foonil ja kollane tulp on siis uue geneetikaga sordid ja hallikas tulp on siis nii-öelda ilma selle geneetikata sordid. Ja me näeme, saagi vahe on päris suur ja kui me vaatame siis ka nii-öelda võrdleme omavahel siis uue geneetikaga sorte, siis väetamise vajadus tegelikult kaob ära juba üle 120 kilo lämmastiku juures. Olulist saagi kasvu sealt ei tule. Et see on siis ka nii-öelda selle uue geneetikaga sordi eelis. Ja veel üks graafik 2018-2020 aastast lämmastikuga väetamise mõju saagikusele ja põhimõtteliselt siin tuleb samamoodi välja, et kõige mõistlikum ja optimaalsem väetamine jääb sinna 120 kilo lämmastiku juurde. Siis mis on meie uue geneetikaga sortide eelised? Kiire algareng pärast külvi, see tähendab seda, et ta kasvatab endale võimsa juurekava, valmistub hästi talveks ette. Selle võrra on parem talvekindlus, kuna ta on nii-öelda saavutanud maksimaalse võimekuse vastu talve. Kiire kevadine taastumine tähendab ka seda, et talvestressist välja tuleb kiiremini ja kui peaks olema siis kahjurite surve, siis tänu tema võimsale ja kiiremale arengule, siis ta suudab nendele kahjurite survele vastu panna. Piltlikult öeldes tähendab seda, et kui need putukad rapsitaime, rapsilehti närivad, siis sisuliselt taim kasvab sellest välja. Ja loomulikult ühtlane õitsemine ja tugev ja terve taim tänu resistentsuspaketile, nii-öelda FOMOSi-kindlus ja siis TÜIV ehk siis naarikollaviiruse kindlus koos kõige selle paketiga sinna kuuluvusega. See kõik annab siis kõrgema ja stabiilsema saagikuse. Üldiselt, kui vaatame tagasi eelmisele hooajale ja vaatame ette tulevasele hooajale, et mis on siis meie tänased väljakutsed põllul, meid kimbutab ristoieliste nuuter, mis on päris laialdane probleem juba Eestis. Selle jaoks on olemas omad sordid, aga tihtipeale on see tegelikult selline tulekahju kustutamine, samas peaks tegelema põhjusega, ehk siis soovitus on see, et kindlasti kui teil on nuuter on juba põldudel, siis kui te harite neid nuutriga nakatunud põldusid, siis masinad kindlasti peske puhtaks, sest see on väga suur nakkusallikas. Samamoodi tõrjuge ristoielisi umbrohtusid, need samamoodi kannavad ja soodustavad nuutriteket.
neutraliseerige oma muldasid, juhtige ära liigvett, need on kõik sellised tingimused, mis soodustavad nuutri levikut. Samamoodi FOMOS, väga suurelt, laialt levinud kogu Euroopas, väga ulatuslikku saagikahju põhjustav, samamoodi Eestis, aga lihtsalt siin ei olegi muud, kui tuleb valida FOMOS-i kindlad sordid ja teha ka siis vastav taimekaitsetõrje veel lisaks. Et kindlasti peaks jälgima sortide valikut. Pestitsiidide keelustamine, et see tuleneb kõik meil Euroopa Liidu poolt ja selle poliitikast. Siin ei olegi tegelikult ühtegi head soovitust, sest me peame lihtsalt kaasa minema sellega, mis meile ette öeldakse. Kuna meil on siis sordid, mis on näiteks naarikollaviiruse vastu resistentsed, siis ja see viirus on levitatav lehetäidega, siis tegelikult see on ühtviisi ka nii-öelda kindlus lehetäide nii-öelda mõjude vastu, ehk siis, et nad ei siirutaks seda haigust või viirust. Ja loomulikult soovitus on vaadata sisendite poole pealt ka kokkuhoidu, et vaadata, kui palju te väetisi põllule annate ja kalkuleerige täpsemalt, mõelge täpsemalt läbi, et võib-olla saate natuke kokku hoida ja mõelda ka nii-öelda teinekord leheväetiste peale, mis on teatud olukordades väga olulise mõjuga. Nii, siis uueks standardiks võib öelda, et ongi saagi stabiilsus. Mis see siis tähendab, on põhimõtteliselt kõik eelmised asjad kokku võtta, et meil on siis uute sortide geneetika selliselt, et nad on suurema stressitaluvusega, saavad põua ja liigvee oludes paremini hakkama, taluvad külma, jää roheliseks. See tähendab ka seda, et taime kasvu hilisemates faasides tegelikult peaks olema vars ikkagi roheline ja tänu sellele on ka nii-öelda lõpufaasides ka toitainete liikumised tagatud ja saagi formeerumine ikkagi saab nii-öelda täies osas toimuda. Taime tervis, loomulikult haiguskindlused erinevate haiguste suhtes ja see kõik kokku annab sellise parema stabiilsuse koristusel. Ehk siis sisuliselt, kui teil on näiteks põuakindel sort, aga teil on haigustele vastuvõtlik, siis pole sellest suurt tolku, sest ikkagi natuke kaotate saagis. Või siis vastupidi, kui teil on haiguskindel sort, aga ta ei talu põuda näiteks, jällegi kaotate saagis. Aga kui need asjad kõik on koos, et teil on nii põuakindel kui haiguskindel sort, siis see kõik kokku tegelikult toob teile võitu ja on selline kindel ja stabiilne saak koristuse ajal teil garanteeritud. Võib-olla natuke Euroopa rapsiturust ka, et mis on muutumas kõrgelt saagikuselt kõrge saagistabiilsusega turuks. Et tegelikult võib öelda, et natukene isegi saagikused võivad langeda tänu siis erinevate pestitsiidide ja muude taimekaitsevahendite nii-öelda keelustamisega, aga samas sordiaretus on viinud jälle selle nii-öelda saagipotentsiaali tõstnud kõrgemale. Ja erinevad keskkonnanõuded ongi need, millele meie sordiaretus vaatab otsa ja tuleb nende väljakutsetega toime. Kuna viimastel aastatel on Euroopas olnud tootmisdefitsiiti, ehk siis külvipinnad on vähenenud ja on ka liigsed äärmuslikud ilmastikuolud, mis on saagikusi vähendanud, siis on tekkinud tootmisdefitsiit, mis on tegelikult siis eelmise hooaja näitel ka hinnad kõrgemale tõstnud. Ja siin on see koht, kus me näeme, et tegelikult rapsikasvatus on endiselt väga kasumlik ja me teame ka seda, et Euroopa ei suuda ise ära toota nii-öelda oma siseturu vajadust. Kokkuvõte. Rapuuli eesmärgid on loonud sordiaretusse uued standardid, kus rapsitaimede haiguskindlus ja toitumine ning vastavus keskkonnanõuete survele on muutunud prioriteetideks. Uue geneetikaga rapsitaimed on elujõulisemad ja stressitaluvamad.
teoreetiline info uute sortide omaduste osas on praktikas põldudel väga hästi väljendunud, sest et olles käinud ka põldudel, siis see teooria, mis tegelikult nii-öelda meieni on tulnud, siis see on väga hästi väljendunud praktikas, kogu see juure areng ja elujõuline taim ja hilised külvid, et need peavad täitsa paika, et seda on tore näha ja vaadata. Ja siis väljakutsed põllul ikkagi nuuter ja taimhaigused, nendega tuleb tegeleda. Soovitan kindlasti kalkuleerida ka toitainete koguseid, olles käinud hästi palju põldudel. Võib öelda, et on ka teatud toitainetest puudused, et seirake oma põlde, vaadake taimi, poor kindlasti, ärge unustage ära pooriga väetamist, väga palju pooripuudust on põldudel märgata. Ja tihtipeal, kui hoiate võib-olla mineraalväetiste poole pealt natukene fooni tagasi, siis võib-olla saate natuke leheväetistega toetada ja see oleks nagu selline nii-öelda minupoolne soovitus. Kindlasti mainiksin siin veel ära ka selle, et kui te näete nii palju vaeva, et te teete ettevalmistuse külviks, te raiskate raha, raiskate energiat, siis tegelikult tasuks ikkagi seemne osas väga kriitiline olla, et valida see parim ja kvaliteetne seeme. Tihtipeale uued sordid võrreldes vanematega on kallimad, aga ma soovitan lihtsalt teil paberi peal vaadata ja teha kalkulatsioon, et palju see vahe tuleb. Et ma olen ise teinud selle kalkulatsiooni, see on kuskil rapsisaagis, see on kuskil vanade ja uute sortide vahe kuskil 50–100 kilogrammi rapsi saaki. Ja siis, kui teil on näiteks 4–5 tonni rapsisaagikused, siis 50–100 kilogrammi pole tegelikult mingisugune põhjus, miks mitte kasutada uusi sorte, mis tegelikult annavad teile väga suure eelise nii haiguste suhtes kui ka muude nii-öelda eelnevalt mainitud omaduste osas. Et vaadake kindlasti oma seeme üle, mida, kuidas ja kindlasti proovige ja katsetage. Aga see siis tegelikult oleks selline minu ülevaade meie seminari nädala viimasest päevast, minu esitlusest. Tänan teid, et kuulasite, vaatasite. Loodan, et leidsite siit ka nii mõndagi väärt infot ja loodan, et siit saate nii mõndagi kasulikku endale kõrva taha panna. Seniks olge terved ja loodetavasti kohtume juba põldudel.